Me jõudsime oma kaameraga nüüd jahile nimega Clean Energy, mis on ainus Eesti jaht, mis teeb kaasa sellel aastal maailmameistrivõistlustel A-klassis. See on kõige suurem klass. Ja Clean Energy on selline jaht, mis on spetsiaalselt just nimelt võistlemiseks ehitatud ja me vaatame nüüd, mida reaalselt võistluse ajal ühe jahi peal tehakse. Siin, nagu te näete, on päris suur tiim, kokku on meeskonnas 12 meest, igaühel oma roll ja katsume ka neis aru saada, milles ühe või teise meeskonnaliikme roll seisneb. Raul olen mina. Janno, trimmer. Mina olen Melvin, olen vöörimees. Tervitus, jah. Mina olen Martin ja mina olen vööri abi siis. Tere, mina olen Priit ja me mängime Rihoga siin 4 käel klaverit. No, minu valdav amet on olla õiges kaalus ja võimalikult kiiresti ja vähem segades teise poole minna, et kaalu anda. Andrus olen ja hetkel sõidan Stace'ili. Ja siin on nüüd roolimehe rollis on kapten Mati. Siis ole hea, räägi, mida sa parasjagu teed, millel silma peal hoiad? Minu töö on hoida laeva käigus kogu aeg, et vastavalt sellele, mida taktik räägib ja mida trimmerid siis sooritavad, ma pean suutma hoida kogu aeg laeva tema maksimumkiiruse lähedal. Ütleme nii, et ma olen kõige tähtsam mees siin paadis. Mis on treeningsõidu eesmärk? Treeningsõik me vaatame korra nuusutama oma konkurente, et kui no head ja nad võiksid olla ja mis meie siis nagu tugevused nende suhtes võiksid olla, nii et eks me siis selle põhjal saame alati natuke oma laeva seadeid muuta ja see on midagi nagu vormel 1, see on ka treeningsõit, kus otsitakse selle rajaga sobivaid seadeid, siis meil on see samamoodi. Merel tundub, et stardiliin on nagu väga raskesti hõlmatav sellepärast, et kõik on ju merel, eks ole, et kuidas see stardiliin nagu moodustub üldse, mille järgi see paika pannakse? Stardiliin on ikkagi 2 siis märgi vahel, et on, kutsutakse laevapoolseks, kus on stardilaev ja teine on lipupoolne, kus on stardilipp ja nendel vahel on teoreetiline sirge joon, aga meil on siin väga võimekas elektroonika, kes hindab meie asukoha meetri pealt, nii et me tegelikult teame kogu aeg, kus me oleme. Kuidas lippudest aru saada ja kuidas toimib siis, kui kehva nähtavusega ei ole lippe väga näha? Seal on palju dubleerimisvõimalusi, et on helisignaal, raadioside, ühesõnaga seal on kõik tingimused läbi mõeldud, kuidas ikkagi purjetajatele see kohale tuua. Ja lõppude lõpuks ikkagi purjetajate kohustus on infot saada. Et kui võistluste korraldaja teeb kõik, mis saab, siis me peame seda lihtsalt nägema, kas otsime öösel taskulambiga lippe või kuulame raadiot või ühesõnaga eriti tähtsad on helisignaalid, mis tähendab seda, et midagi ei muutunud. Mis vahet üldse on, kus kohast krüssama hakata stardijoone peal? See on nüüd küll kõige keerulisem küsimus, millel on raamatuid kirjutatud, et võidetakse tuule järgi, on mingid mudelid, mis on eelnevalt võiks olla sellel rajal paremad, on reaalne tuul, mis käitub ka nagu oma soodu, aga eks siis ta kuskilt on mingi raja poolel alati tuul tugevam, mingil raja poolel nõrgem ja mingil raja poolel on ta jälle pöörab kasulikumalt ja mingi raja peale pöördab kahjulikumalt, nii et see on üks suur kombinatsioon nendest kõikidest võimalustest, mida me siin üritame täide viia. Kas Clean Energy peal elab ka Kotermann? Kindlasti, iga laeva peal elab, see on täitsa, sellega peab suhted olema väga hästi sätitud. Nii et aeg-ajalt tuleb talle korralikult jooki anda, et ta rahul oleks ja siis vaadata, mis edasi saab. Milline selle Kotermanni iseloom võiks olla? See on kapriisne meil siin, et tänagi kustutas meil need elektri ära, et just oli sai jutuks, et meil siin kõik on tubli ja tore, et elekter tõmbab, nüüd on terve töö pidanud käsitsi ära tegema, nii suure laeva, nii suure purjedega, see ei ole üldse kerge. Tavaliselt inimesed, kes tahavad soovida midagi head meremeestele, soovivad head pärituult. Kas see on tegelikult nagu kõige adekvaatsem soov või peaks midagi muud ja paremat soovima? Tummisem soov on ikka mast maha, et siis ta töötab.